Tegelikult me ju näeme, et turism areneb maailmas väga kiiresti ja eelkõige linnaturism. Ja kui me soovime ka enda turismi arengudünaamikat säilitada, siis loomulikult meil on vaja otsida uusi väljakutseid ja uusi lahendusi. Ja koostöö Helsingi linnaga ja koostöö rahvusvaheliste turismiorganisatsioonidega on kindlasti üks kindel viis, kuidas turismi Tallinna linnas arendada. Kindlasti me otsime uusi sihtkohti, uusi partnereid, kust oleks oodata turiste. Ja Hiina on üks nendest riikidest, kust me turiste ootame. Ja praegu me näeme, et üheks kõige suuremaks probleemiks meie jaoks on lennuühendus. See ei ole kõige parem kahjuks, aga just Helsingi kaudu me saaksime olla atraktiivne sihtkoht ka veel palju teistele, mitte ainult riikidele, vaid ka linnadele. Ja kui Helsingil on näiteks juba praegu 7 otselendu Hiina linnadega, sest see on ka väga hea ressurss ka meie jaoks, sest juba praegu me arutame Helsingi linnaga, kuidas koos mõlemat linna promoda, et luua ühiseid programme ja näidata maailmale, et on selline kaksiklinn Tallinn-Helsingi, kus kindlasti on väga palju huvitavaid asju vaadata, aga mis on veel tähtsam, mõlemad linnad ühissüsteemina suudavad näidata kaasaegset linnasüsteemi ja arenguid, mida mujal maailmas ei ole. Tallinna linn on tõepoolest unikaalne sihtkoht. Meil on väga eriline vana linn, mida ei ole teistes Euroopa riikides ja mis kindlasti toob nii tähelepanu kui ka huvi terve maailmas. Aga samas meie linn on ka väga kaasaegne. Ja juba praegu me näeme, kuidas on suur huvi teistes linnades ja riikides õppida meie kogemusi, kuidas linna arendada, kuidas toimib erinevad kaasaegsed süsteemid ja juba praegu me näeme, kuidas areneb niinimetatud munitsipaalturism, kuidas erinevatest omavalitsustest meie juurde tulevad kolleegid, kes soovivad õppida meie kogemust.